Tere päevast kõikidele vaatajatele, minu nimi on Indrek. Seekordstes videos soovin ma natukene rääkida vanglasüsteemist ja vanglasüsteemist toimunud tapmisest. Tõele au andes tuleb öelda, et tapmisi vanglates esineb aina harvem. Viimane tapmine enne 2024. aastat oli vist 2011. aastal. Aga leidsin selle kohta huvitava artikli, mille ma kannan teile kohe ette. See on avaldatud ERR-i lehel 16. detsember 2025. Tsiteerin. Harju maakohus mõistis 2024. aastal Tallinna vanglas oma kambrikaaslase Carlos Kolgi tapnud Marek Madisoole liitkaristusena 15 aastat vangistust. Lisaks tapmisele esitati Madisoole süüdistus ka sõiduki süstemaatilises juhtimisõiguseta ja joobeseisundis, korduvas kehalises väärkohtlemises, erinevates varavastastes kuritegudes, korduvas vägivallas võimu esindaja vastu, keelatud tulirelva käitlemises ning vägistamises. Kokku süüdistati Madisoolt 11 kuriteos, millest osad olid mitmeepisoodilised. Kõigis kuritegudes leidis kohtu hinnangul Madisoo süü tõendamist. Enamus kuritegusid oli toime pandud kavatsetult. Tapmise puhul oli raskendavaks asjaoluks madal ajend ehk viha oma ohvri vastu. Madisoo tapmise osas kahetsust ei väljendanud, küll aga edastas ta kohtule kirja, kus muu hulgas märkis, et uuesti tapmine on asi, mida ta meeleldi teeks. Seega on süüdistatav kohtu hinnangul ühiskonnale jätkuvalt ohtlik. Ühtlasi oli kohtus arutluse all Tallinna vanglal kahjuhüvitise väljamõistmine Madisoo poolt tapetud Carlos Kolgi lähedaste kasuks. Kriminaalmenetluse raames esitati kohtule mitmed tsiviilhagid varalise kahju nõudes, millised kohus rahuldas täies ulatuses. Mittevaralise kahju ehk moraalse kahju nõudes esitati 2 tsiviilhagi, millise kohus rahuldas osaliselt. Ohvri lähedastele mõistis kohus süüdistavalt ja tsiviilkostjalt Eesti Vabariigilt Justiits- ja Digiministeeriumi kaudu solidaarselt varalise kahju summas 3121,71 ja mittevaralise kahju kummalegi summas 22 000 eurot. Menetluskuludena, sealhulgas tsiviillagi menetlemisega seotud kulud määratud kaitsjale makstud tasu osas, tuleb süüdistataval riigi tuludesse tasuda kokku 18 857 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale võib esitada apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul. 2024. aastal 22. juunil leidsid Tallinna vangla ametnikud kambrist kinnipeetava Sem Carlos Kolgi surnukeha. Surnukeha leiti vahistatute eluosakonna lukustatud kambris, kuhu oli paigutatud lisaks hukkunule veel üks kinnipeetav, Marek Madisoo. Kinnipeetavad olid viibinud samas kambris alates juuni algusest. Mõnes mõttes on tegelikult huvitav see, et selline intsident üldse sai aset leida. Asi on nimelt selles, et olen töötanud ise ka vanglasüsteemis mitmeid aastaid ja seal töötades ma sain selgeks sellise asja, et seal tuleb jälgida mustreid. On nagu sellised käitumismustrid inimeste puhul, kinnipeetavate puhul. Ja kui see käitumismuster hakkab muutuma, siis tuleb sellest muutusest teada anda. Kas julgeolekuasutustele või ütleme julgeoleku osakonnale või siis praeguse nimega vist teabe- ja uurimisosakond. See kohtuotsus, mis ma teile ette lugesin, oli Harju maakohtu oma, mis tähendab, et see ei pruugi veel olla lõplik. Lõplikuks saab kohtuotsus siis, kui ta on jõudnud välja riigikohtuni. Ehk siis siin on veel ringkonnakohus peab otsustama karistuse pikkust ja süüdistuse sisu või ka riigikohus. Tahtsingi teha siis sellise väikese põgusa ülevaate sellest loost. Aitäh, et vaatasite ja kaasa mõtlesite ja peatse kohtumiseni.